See on Fuego, maailma aktiivseim vulkaan. Ja meie kavatseme ronida selle otsa. See vulkaan plahvatab iga 15 minuti tagant, paisates õhku laavatükke, mis lendavad kiirusega üle 100 kilomeetri tunnis mitmete kilomeetrite kaugusele. Ja just praegu on ta oma viimaste aastakümnete kõige ohtlikumas ja aktiivsemas seisundis. See mägi on halastamatu. Ajaloo jooksul on Fuego korduvalt purustanud Guatemala vana pealinna Antigua. Alles mõned aastad tagasi mattis see tulise tuha alla terveid külasid, nõudes sadu elusid. Volcano in Guatemala. The volcano tormenting Guatemala. Tonight, the volcano of fire is living up to its name. Meid ootab ees mitmepäevane rännak läbi ekstreemsuste. Alustame lämbest 30-kraadisest džunglist, rühime läbi jahedate okasmetsade, kuni jõuame musta vulkaanilise tuhani, kus temperatuur langeb alla nulli ja õhk jääb järjest hõredamaks. See on meie teekond Tulemäe tippu. Welcome to the city of Guatemala, where the local time is 8:39 a.m. Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ey, ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden. De cuando te tuve. Oleme kohale jõudnud Guatemalasse, tegime mingi tunniajalise sõidu mäe alla, kuradi juht sõitis nagu mingi haige, ainult kuradi tagus rooli laulis, pani mingi sotiga kurvi, ma 3 korda umbes surma saanud. Ma tahan juba koju minna, Kevin naerab, tundub, et tuleb hea video. Oi jah, Puerto Salk võttis mu peal ka ära. Ja me tulime päev varem kohale, et esiteks... Me tulime päev varem kohale, et esiteks veits aklimatiseeruda, kuna me praegu oleme juba mingi 1900 meetri kõrgusel. Paulil ei ole põhimõtteliselt varustust. See, mis mul praegu seljas on, niimoodi ma hakkan vulkaani otsa ronima. Ma olen ka haige, et väga tore, üli hea meel siin olla. Lähme vaatame, mida Guatemala pakub meile. Me saime aru, et see ei ole nali, et meil ei ole soojemaid riideid. Meil on päriselt vaja, nii et tulime kohalikule turule ja lähme otsime Paulile riided. Mingit Balenciaga jopet ma tahan. Rahunege maha. Kuna seal üleval on reaalselt mingi -10 kraadi ja all on soe nagu praegu 25 kraadi, siis väga palju me peame muutma neid leiereid. -10, ma arvan. No -10 ikka. Sa ütlesid, et ma võin oma kuradi konversidega tulla sinna. Ma tulen ka niimoodi. Sa ei saa nii häta-pätakas. Sa ei saa neid kuradi võrrelda. Tahaks öelda, et siin haiseb, aga ma olen käinud Mauritaania turul. Siin on väga hea lõhn võrreldes sellega. Siin on aroomid on selle mõju. Kevin, mul on veits nagu low-key tunne, et sa saad nuga siin ka, kui sa kaua siin pullitad nende kõiki katsud. Ma leidsin North Face'i poe. Nii. Hola! 260. Ehk siis siukse swageri saab mingi 30 euroga. Okei. You think about it. See on see hispaania keeles. Kui sa ikka ei oska, siis sa oled nagu nii ants lihtsalt. Või nagu me oleme mõlemad, no. Käte ja jalgadega vehid lihtsalt. Me gusta ver con la sabrosura con que esa morena mueve la cintura. A mí me gusta ver con la sabrosura con que esa morena. Võtan Allarite veel ennast siin. Can I try? Más grande. Masira? Grande? Ei, kas ma võin? Kas ma võin? Eesti keeles. Bueno, gracias. Hey, do you like it? Sí. Si? Tead palju see maksis ka? Jaa. 10. On ju? Ei no osta ära, ma pärast ütleb. Paul jälle kunagi oli reaalinimene väga. Mõtle sellega hakkad alt minema lihtsalt. Mõtle, sa ei lõpeta poole peal, hakkad kuradi nutma, ei lõpeta, siis on see kaabu peal.
või oled sellega tipus? Hull Keviniga asju proovida, ta peab nagu 100 minti läheb tal aega üldse, et nagu kuhugi jõuaks see asi, noh. See on väga hea. ma ei usu. See on väga lahe. See tundub olevat hea materjal ka. Ei on ju. Nüüd on juba imelik, kui sa ei osta seda 2 eurist miksi. 40. Viiekas. Nüüd saad tõmbad oma 30 välja. Okei. Gracias. Vajalik varustus on olemas, nüüd me tegelikult lähme poodi ja apteeki, kus me võtame mingid kõrguse ravimid, mis aitavad kõrguse vastu näiteks ja mingid asjad olid veel, plaastreid ja asju. Meil on siin ikka, poisid on ville täis juba. Mul ei ole päriselt kindel, kas ma saan see seljakotti kanda, kuna ma tegin oma seljale väga palju liiga. Miks on, et järgmises videos praegu on nagu veits hapu? Ma mõtlen, mis meie lahendus on. Ma panen 2 kotiga. Sulle ei meeldi see lahendus, mul üks on. Big shop. Nosotros queremos vas al supermercado. ¿Qué supermercado? ¿Un centro comercial? Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre, yo soy. Siin palju ruumi just ei ole. See on see Bolti kategooria, mis lubas 1 inimest, aga tuli 3. Mul on üldse tunne, et ta ei tea, kuhu me nagu lähme. Me lihtsalt ütlesime mingi sõna, et supermarket. Mul on ega see uks kuradi lahti ei tule sõidu ajal ma kokku. Kevin ütles, et äkki ei võta seda kõrguse ravimit, kuna siis on lahedam. Suurem kogemus. Kevin, teeme eksperimendi, ma võtan, sa ei võta. Siis on nagu mõlemad pooled esindatud. Aga äkki peaks vastupidi tegema? Ei. Tulime kohaliku bussi peale, kohalikud bussid on kõik siin ära pimpitud. Töötavad niimoodi, et tee äärest vehid, peaaegu käigu pealt astud sisse ja peab vist maksma ka ikkagi. Ei tea küll kui palju. Aga see bussi võtta, mis see nüüd teeb? See on tüüpiline ikkagi Lõunamaa riik. On mingi tööots. Siin on 30 venda mingit väikest peenart kokku panemas. 15 vaatab, kuidas 5 teeb. See on siuke... Nojah, Lõunamaa värk, no. Me võtsime need ravimid sisse, mis peaksid homme aitama veits nagu lihtsamaks seda teha. Kõrguse teemat just. Ja see, et me sinna õlle kõrval panime. No võib-olla ei ole kasu väga palju. Tarheta? Ja siis teenindaja ütles meile, et poisid oodake, ei lähe kuhugi. Opa! Epa! Epa! Kas mul on okei selle? Põhimõtteliselt tegelikult käimas on suure reede nädala esimene päev. Kuna tegu on väga kristliku riigiga, siis tundub, et siin tõmmatakse need usupühad väga käima.
ja kui on 2 inimest, kes siia usupühadele ei kuulu, siis te vaatate hetkel nende poole, ma arvan. Ma arvan, me just kuulume. Okay. Me lihtsalt nagu selle ära kasutama. Tõmbame selle koti pähe endale. See on nagu ideaalne näide, kuidas siin kohalikud leiavad alati viise, kuidas lebos olla ikka. Mingi kopp sõidab, 2 istub kuradi peal, lösutavad, teevad tobi, full naudivad. Väga hea riik. Kell on 8 hommikul, saime suht okei une alla, mingi 7 tundi. Kuidas valmis olek on? Ma ei ole väga valmis, nagu te saate särgilt näha, ma ei tea, kas te näete. Mina endiselt natuke lekin. Suht 50-50 ettevõtmine tundub praegu, aga vähemalt me saime normalt magada, see teeb juba tuju paremaks. Nii, esimesed sammud on tehtud, aga põhimõtteliselt täna meil on 10 tundi matka ees. Kuidas meeleolu? Mul on ülipäris, ma kindlalt ei tee seda ära asjana. Su outfit on ka muidugi... Ütleme, et see on olukorra sunnil. Ta ei valiks seda. Hakkan vaiks minema. Tunded ei ole väga kõrged praegu. See on päris... Kuidagi õhksab juba otsa. See on palju järsem ka alguses, kui ma arvasin. Eestsalt 10 minti. Mu pulss on 200. Ma ei jõu enam hingata. Poisid, me oleme reaalselt 5 minutit matkanud praegu. Mul oli pea nii ringi. Veits siit perses, no. Ma arvan, see on alguse värk. Tuleb motionisse saada. Me oleme suht väikses grupis. Peale meie on ainult 2 inimest veel. 2 mehiklannat. Nad on palju parema varustusega kui meie. Teil ei olegi varustust. Vennad, kes vastu tulevad, ütlesid, et see kõik on seda väärt, aga see tuleb väga raske päev. Paul, kas sul on oma isiklik koer kaasas? Ma võtsin Penny kaasa. Ma annan droonikotti talle, kui mul raskeks läheb. Ma arvan, et ta võib-olla isegi vastupidavam kui sina. Ma arvan, seda suht kindlalt. Ta on siin korradi mäestikul aegas 5 aastat olnud. Siin on vahel päris palav hakanud. Kui ma alguses muretsesin veits, et äkki me oleme alariietunud. Ja all oli veits külm ka. Ja meie kaasvõitlejatel on väga hea outfit. Siis ma arvan, me tegime vist õigema valiku alguses. Mul on isegi praegu palav ja neil on väga palav. Me oleme kusjuures 2700 peal vaatsime. Juba või? Ja, et see nagu on juba ka midagi. See on põhimõtteliselt kõrgeim, mis ma oma elus olen nagu olnud. Me ei jõudnud hommikust süüa. Soovitati süüa nagu korralik hommikusööku. Me otsustasime magada selle asemel.
Niisugune tunne, et Paul läks pre-drinksile praegu. Maxima kelekott käes. Pakub jooke. See sektor oli jälle väga järsk, väga karm. Aga nagu ütles Ita Ever, siis kui minemine läheb karmiks, hakkavad karmid minema ja seal on üks karm mees. See oli tõesti Mark kõige raskem sektsioon praegu. Out of 10, how hard is it? Right now, For me, 11. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol cada día. Praegu on nagu isegi väike allamäge. Tõmba Reaalselt, kui me näeme mingit võõrast inimest, siis meie koer hakkab kohe, läheb väga kaitsvaks. Kuigi meie puhul me hakkame ise ka kartma, aga vaikselt võtame teda omaks. Kevin, sul marutaudi vaktsiin on tehtud või? Ma arvan, et ei ole. Kas seda asja ei saa rentida endale või? Tuli päris viisakas koht ka. Siin saame õhtul väikse veini võib-olla teha. Ega see lihtne asi ei ole siin. No reaalselt just nagu purskas see, me oleme nagu suht kaugel veel ja me kuulsime seda päris hästi. Nii et ma ei kujuta ette, mis juhtub siis, kui me päriselt seal nagu vulkaani peal oleme. Tulime oma magamiskohta, väga nice madrats, tekikott, väike mingi vaibakene, siin on ka küttekeha ja ma lihtsalt pean mainima, et enne kui me seda reisi alustasime, ma nagu ütlesin poistele, et meiega on tripil raudselt kaasas üks või nagu mitu hiinlast, kellel on nagu pealaest jalatallani nagu mingi kõige kallim bränd ja kes prolli ei saa nagu mõhkugi aru. Me tulime kõige esimesena ja siis hiljem tuli 2 kohalikku mingid räiged kotid seljas ja nende taga kõndis mees, kellel on prolli nagu mingi 10 kilo praegu nagu seljas rahaga. Vaata, sellel mehel on rohke rõteva network, mis tal seljas on suurem kui sinu kogu asi nagu. Full, ei räägi inglise keelt, no midagi ei räägi, lihtsalt puhas nagu vibe. Ja Paul, üks asi veel, ma tegelikult ei maininud seda vist enne reisi. Vulkaan on praegu nagu viimase 10 aasta üks aktiivsemaid. Isegi vist öeldakse kõige aktiivsem. 6 aega tagasi tuli nii hevi purse, et ühele vennale lendas nagu veits sütt peale ja ta käsi amputeeriti. Ja see ei ole isegi nali. Ja see oli reaalselt 6 aega tagasi. Seal reaalselt on see, et tuleb purse. On olukordi, kus giid lihtsalt ütleb, et nüüd me peame hakkama jooksma. Like, have you seen any like accidents also there? I am mountaineer rescue, so I've been in many rescues here for people who get lost, for people who have a heart attack. The worst rescue and was the last one was a guy who tried to get the summit and a rock with lava crushed his arm. Okay. He lost it. For sure was a small rock. Yeah. With lava and pressure, so it's very fast and it crashed. But probably was something like this. Okay. If it's bigger, probably take all the half of him, you know. That's heavy. Mi último rescate. Soy rescatista. See oli väga... No, I didn't want to see the picture. Ma ei ole kunagi midagi sellist näinud.
see oli päris rits. Ma nagu enne rääkisin sellest samast loost, aga ma ei oleks näinud, et me näeme siin nagu seda footage'i.我没有滤镜，你有什么好的建议设置呢？ Mingi tehnikast rääkima mehega. Ühesõnaga, meil tuli siin enne juttu meie Hiina sõbrast ja sellest, kuidas ta nagu, tal on tipptasemel asjad. Võtsin oma kaamera välja, vaatasin, et püüaks äkki väiksed kaadrid saada sellest vulkaanist. Käib korraks telgis ära, tuleb tagasi sellise kahuriga, mis ma arvan, mu hinnangul on umbes mingi 30 000 euri. Ma ei ole mitte kunagi näinud sellist kaamerat. Ma olen üsna veendunud, et mitte ühelgi inimesel Eestis isegi ei ole sellist kaamerat. Ja meil käib siin lihtsalt nagu, et teeks paar klõpsu süke nagu hobi korras harrastaja. Mingi Alibaba juht või midagi. See ei ole reaalne, mis siin toimub nagu. Right, guys? Hakkame minema päris selle vulkaani alamile. Mina ei taha minna, Kevin tahab. No meeldib meie outfitide erinevus ka, et sa läksid nagu kuhugile, ma ei tea... Kaebriks kuskile. Ja Ida-Virusse. Ma läks nagu trenni lihtsalt. Millal viimati kogesin. Meil tuleb nagu mingi mudala viini. Äike lööb. Nii. Jah. No üliperdis, no. Rahet hakkas sadama reaalselt. No, me olime umbes poolel teel, kui meid tabas selline nagu rahetorm, et kõik muutus mudaks ja nagu kiidid kassisid nagu täiesti ära, ütlesid, et nagu ei lähe. Et lähme nagu tagasi. Vulkaan on full rahe all, nad ütlevad, et on väga harv, kui nagu vulkaan on jääs. Meil on homme ka võimalus seda asja näha. Jõudsime tagasi Basecampi just. Isiklikult meel on must, sest oleks väga tahtnud sinna jõuda. Aga kui ilm hakkab vastu, siis on midagi teha, ega seal nagu väga palju näha ei ole. Seda ilusat päiksel loojangut ei ole. Kurat, suht raske oli ka üles tulla. Mul on nagu täiesti perses sellest, mul on mingid jooksutossud. Need läksid mingi esimese 3 sekundiga. Ma arvan, mu pükstes on mingi mitu kilo vett praegu lihtsalt. Aga noh, enda süü. Oleks nüüd parema equipmendi võtta. Õhtusöök. Vaatega vulkaanile. Gracias. Meil on siin väike snäkilaud. Vaatame. Salut. No mul isiklikult see kott sai nagu päris märjaks. Kõik varuriided, mis meil kaasas olid, said ka nagu piisavalt märjaks, et sa ei tahtnud neid kohe panna. Olen praegu alukate väel siin
meiklannade kõrval. Kuna meil ei ole enne giid ütles, tulge sisse, pange kuivad riided, kõik riided, mis meil olid meil seljas, me oleme Keviniga sõna otsa mõttes paljad praegu, aga ahi on maasikas. Oi pasa. Ja täpselt siis, kui me mõtlesime, et meie õhtuga ongi kõik, otsustas loodus oma päris jõudu näidata. Me oleme nagu tegimegi ajaloos käinud päris paljudes kohtades, näinud nagu väga erinevaid asju. Aga ma arvan, et vulkaan on üks nagu erilisemaid, kuna sa käid kõrbes, eks ju, sa oled, ma ei tea, liiva näinud, aga nagu laavat sa ei ole näinud. Ja see, et sa saad seda vaadata, on nagu täiesti uskumatu. Täiesti uskumatu. Meie riided, põhimõtteliselt mul ei ole vist midagi ikkagi kuivaks saanud vahepeal. Poole öö pealt läkski nagu mega külmaks. Ja praegu on meil teine probleem see, et mitte midagi pole näha ka, eks udu on. Nüüd me oleme nagu jälle kohas, kus me nüüd lähme öösel muidugi trippima, mis on palju raskem, sest me ei näe mitte midagi. Aga me ikka ei tea, kas me nagu näeme seda nagu selles valguses, nagu me tahame. Härra Vabariik vaikselt põõnas seal. Ja me Keviniga mõtlesime, et kui me saame 2000 laiki sellele videole, siis me anname endast kõik, et härra Vabariigile Hiinasse külla minna ja vaadata, kuidas ta oma 30-kiloste kaamerate ja 10-tonniste outfitidega elab. Nii et see on laikimist ja subscribeimist väärt, ma arvan. Ma arvan, et ta keerutab kogu Hiinat seal. Nii fucking külm on, aga nüüd hakkame minema. Kindlad ikka mõrjad ei saa kasutada. Kell on mingi veits peal 4. Kell on jah, mingi 4:40 võib-olla. Oleme juba omajagu trippinud. Hästi kottpime on. Pluss on vist udu ka. Natuke on veel ju minna ja siis loodame, et äkki ilm on ka paremaks läinud vahepeal. Praegu ikka pole midagi näha, aga praegu pole ka päikest väljas, nii et see on okei. Paulil nagu vist pole väga külm. Mul on nagu täiesti perses, ma pean nagu, ma ei tea, see päike peab välja tulema. See on päris haige ikkagi. Ma arvan, kui päike välja tuleb, siis see on nagu uskumatu vaade.